Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nii, täna on siis meil eestikeelne loeng, inshallah. Ja inshallah saab olema see ka järelvaadatav, sellepärast ma vabandan ka, et natukene läks aega siin ülesseadmisega, et kui pidid üleval ootama seda. Teemaks on meil siis, ma panin pealkirjaks valik hadiithe, aga subhanallah, kui ma tegin selle plakati enne valmis, kui ma tegelikult loengut valmistasin, et siis tegelikult on päris suur selline sissejuhatav osa ka, et miks üldse hadiitid on nagu vajalikud selles mõttes, et miks me ainult ei lähtu Koraanist. Et inshallah see on üks osa loengust ja siis teine osa on üks hästi tähtis hadiit, millest inshallah siis lähemalt räägime. Ja inshallah ma loodan, et sellest saab selline igakuine loeng ja püüame teha siis, et seekord ei olnud küll vist see päris esimene neljapäev, jah, esimene neljapäev oli 1. august, aga püüame inshallah teha niimoodi, et iga kuu esimene neljapäev teeme siis sellise õhtusel ajal hadiiti teemalise loengu, inshallah. Ja ma alustan inshallah ühe sellise sissejuhatava hadiitiga, mis tuletab meile meelde seda tegelikult, et subhanallah, et kui suure väärtusega on see, et me koguneme niimoodi Jumalat meenutama, Allahit meenutama, et jah, palju asju saab teha ka interneti teel, Zoomi kaudu ja vaadata YouTube'is asju järgi ja see on ka kõigile neile, kes seda järgi vaatavad, selline meeldetuletus, et tulge ikka kohale. Sest subhanallah, üks on hadiithe, milles Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, ma loen ka araabia keeles neid hadiithe vahepeal ja Koraani versid me harjuks ka araabia keelega, et meil tekiks selline harjumus, et me tunneme mõned sõnad ära, mõned fraasid ja nii edasi. Ja Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, see on selles muslimi hadiiti kogumikus, لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Mis tähendab, et ükski grupp inimesi või ükski grupp inimesi ei kogune meenutama Allahit ilma, et inglid ümbritseks neid, siis oma tiibadega on selle tähendus. Ja Allahi arm katab või ümbritseb nad ja sakina, siis rahu tuleb nende peale ja subhanallah kõige nagu selline huvitavam just on see viimane وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, et Allah mainib neid, ehk siis kes kogunevad teda meenutama nende juures, kes on tema lähedal, ehk siis subhanallah, et Allahi juures, siis inglid, kes on tema kõige lähemal, ta meenutab meid siin, kes me koguneme teda meenutama, ta mainib meid siis enda juures ja see on nagu hästi suur asi ja sellepärast ongi vajalik, et ka me vahepeal kohal käiks nendel loengutel. Nüüd hadiit kui selline on siis, me kõik teame, et meil on Koraan, püha raamat, meil on sunna ja hadiit siis tähendab, hadiit on siis osa sellest sunnast ja see tähendab kõiki sõnu, tegusid ja heakskiitmisi, mis on edastatud Prohvet Muhammadil sallallahu alaihi wasallam. Ja hadiit võib siis näiteks kinnitada neid asju, mis on Koraanis juba olemas või mida mainitud, näiteks palvus, zakat, või see võib anda rohkem detaile näiteks selle kohta, mida on Koraanis üldiselt mainitud. Näiteks Koraanis me ei tea, et täpselt näiteks palvuste puhul, et mitu rakaat on iga palvus. Selle kohta ei ole täpselt informatsiooni Koraanis, et selleks on ka just need hadiitid hästi vajalikud. Või kui palju täpselt tuleb mingi asja pealt maksta zakati, mis on see miinimum summa üldse, millest hakatakse maksma ja kõik selline hadžiga seotud, palverännakuga seotud detailid.
et need on nagu asjad, mis on vajalikud ja mõned asjad, mida ei ole isegi Koraanis mainitud, aga on hadiitides mainitud ja on ka osa meie usust. Ja Allah on siis saatnud või ilmutanud Koraani oma prohvetile ja sõnumitööle Muhammadile sallallahu alaihi wasallam ja siis käskinud tal seda inimestele seletada. Ja Allah on siis öelnud, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Mis tähendab, et Allah räägib endast ja me oleme saatnud sulle alla meenutuse dhikri, et sa selgitaksid inimestele, mis neile siis alla tuli või alla saadeti või ilmutati, et nad võiksid siis mõtiskleda või mõelda selle üle. Ja siin ka just on siis öeldud, et see dhikr, see meenutus, mis tähendab siis Koraani, et see on tulnud alla, aga seda on vaja ka selgitada inimestele. Et see oli ka selle prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam üks selline tähtis roll. Ja samuti see hadiith või tema kõne, prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kõne ise tegelikult ka oli ilmutus Allahilt. Et mis puudutas igasugust religiooniga seotud asju, et kui mingid käsud või keelud või mingid heakskiitmised tulid tema poolt, siis see ka ei ole lihtsalt tema enda väljamõeldis, aga see on ka Allahi ilmutus ja selle kohta ütleb ka Allah Koraanis, et ma dalla sahibukum wa ma ghawa, et teie kaaslane ei ole läinud eksiteele ja ta ei ole eksinud. Wa ma yantiqu anil hawa, ja ta ei räägi oma nagu ihale põhinedes või ta ei räägi nagu, tema iha ei motiveeri seda, mis ta ütleb, et in huwa illa wahyu yuha, et see on vaid ilmutus, mida ilmutatakse. Et see on ka hästi tähtis, et me mõistaksime seda. Ja subhanallah, hästi tähtis, hästi palju on Koraanis ka tegelikult tuleb koht, et kui mõned ütlevad, ja tegelikult alhamdulillah meil ei ole väga palju minu meelest siin kogukonnas, võib-olla mõned üksikud, keda oled kuulnud vahel, et siin ja seal, et ma ei tea, kas ma ei tea nagu täpselt nagu neid inimesi, aga midagi ma olen kuulnud, et on ka neid õnniad, kes ütlevad, et ainult Koraani tuleb järgida. Aga tegelikult see, et ainult Koraani järgida läheb konkreetselt Koraani endaga vastu olla. Sest hästi mitmes kohas on öeldud Koraanis, et olge sõnakuulelikud või kuuletuge Allahile ja kuuletuge sõnumitoojale. Ja need tulevad koos umbes 40 rohkemas kohas Koraanis, kus siis Koraan ütleb moslemitele, et tuleb kuuletada Jumalale, Allahile ja samuti sõnumitoojale. Näiteks üks värss, Kul atii'u Allah wa atii'u rasul, et ütle, kuuletuge Allahile ja kuuletuge sõnumitoojale. Ja samas ei ole huvitav see, et ei ole ühtegi kohta Koraanis, kus oleks ainult see, et kuuletuge Jumalale, Allahile. Et see läheb kogu aeg koos sellega, et kuuletuge sõnumitoojale. Ja isegi on kohti, mõned kohad, kus tuleb ainult, et kuuletuge sõnumitoojale. Näiteks aqiimus salata wa ātuz zakah wa atii'u rasūla la'allakum turhamun. Et sooritage palvust, andke zakati ja kuuletuge sõnumitoojale, et teiega võidaks olla armulised. Ja samuti üks hästi tähtis värss, mida on moslemi õpetlased siis läbi ajale kasutanud selleks, et tuua esile selle sunna või hadiiti tähtsust, on 4. suura 59. värss, kus siis Allah ütleb, ja ayyuhalladhina aamanu atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri minkum. Jälle samamoodi, et teie, kes te olete uskunud, ja selleks, ja ayyuhalladhina aamanu, seda võib hästi mitmes kohas Koraanis kohata. See tähendab siis, et teie, kes te olete uskunud, ja see on lihtsalt selline väike kõrvalepõige, et kui see koht tuleb, see fraas tuleb, et siis see tähendab, et Allah tahab meile siis midagi väga tähtsat öelda, et mingi tähtis võib olla käsk või keeld, et peame tähele panema,
et see kõnetab siis usklikke, kõiki usklikke üldiselt. Et jah, et teie, kes olete uskunud, kuulete ka Allahile, kuulete ka sõnumitoojale ja neile teie seast, kellel on võim, ehk siis need, kes on võimul. Ja edasi läheb, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ja kui te olete mingis asjas eriarvamusel, siis inglise keeles mina sõna refer to, nagu andke see edasi, suunake see Allah ja tema sõnumitooja juurde, kui te usute Allahisse ja viimsesse päeva. See on parem ja see on parim tõlgendus, on siis selle tähendus. Et see tähendab et kui mingis asjas inimesed islami teemal näiteks on eriarvamusel, siis jällegi minna tagasi siis Allahi ja sõnumitooja juurde ja see tähendab siis Koraani ja sunnat. Koraani ja sunna juurde tagasi minna ja vaadata, mis seal siis on. Ja siin on ka näiteks need, kes väidavad, et ainult Koraani tuleks järgida, ütlevad näiteks, et aga kuidas me saame sõnumitooja juurde minna, et ta on ju surnud, sallallahu alaihi wasallam. Et see ei saa tähendada seda, et see hadithi järgimine on vajalik. Aga selles samas värsis me ei saa ka ju otse Allahi juurde minna, tema käest küsida. Et samamoodi kehtib see värss ka pärast prohveti surma, sallallahu alaihi wasallam, sest mõned väidavad ekslikult, et see värss kehtis ainult siis, kui prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam veel elas. Ja samuti subhanallah, ei ole võimalik ühelgi moslemil olla siis sõnakuulelik Allahile, ilma et ta oleks sõnakuulelik Muhammadile sallallahu alaihi wasallam, prohvetile, sõnumitoojale. Ja see tuleb hästi selgelt välja järgmises värsis, me yuta'i rasul faqad ata'a Allah. See, kes on sõnakuulelik sõnumitoojale, on sõnakuulelik Allahile. Et need kaks asja on väga konkreetselt seotud. Ja samuti ka pääsmine ja siis selle pääsmine tulevases elus ja see kõik on samamoodi seotud siis samuti ka sõnumitoojale kuulelik olemise, sellega seotud ja kuulelik olemisega ja hadiithide siis järgimisega selles mõttes. Et see on ka värsis, et وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Kes iganes on sõnakuulelik Allahile ja tema sõnumitoojale, siis see on saavutanud või võitnud suure võidu või saavutanud suure saavutuse, mis tähendab siis, et ta pääseb paradiisi ja päästetakse ära põrgutulest. Ehk et see on nagu isegi selleks, et saavutada Allahi arm, on samamoodi ka prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tema sunna ehk hadiithide järgimine vajalik. Ja seda ütleb Allah värsis وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ja kuuletuge Allahile, või olge sõnakuulelikud Allahile ja sõnumitoojale, et teiega võidaks olla armulised või et te võiksite saavutada armu. Ja samuti, kui mingis asjas on meie usus on Koraanis näiteks sunnas Allah ja sõnumitooja on mingi asja otsustanud, et on niimoodi meie usus, siis kellelgi ei ole õigust seda muuta või sellesse on vajalik siis uskuda. Ja seda ütleb siis, Allah ütleb Koraanis, et وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et ühelgi usklikul mehel ega usklikul naisel ei ole õigust, et kui Allah ja tema sõnumitooja on mingi asja otsustanud või paika pannud, et neil ei ole selles asjas valikut. Ja kes iganes on siis sõnakuulmatu Allahile sõnumitoojale, siis see on läinud selgelt eksiteele.
ja see tähendab näiteks seda, et keegi ei saa tulla tänapäeval öelda, et meil on nii kiire elutempo, et teeme nii, et ainult 3 palvusest päevas piisab näiteks, või 2 või 1, et meil on nii vähe aega või et hijaabi kandmine pole tänapäeval enam vajalik. Ja seda ei tohi segamini ajada sellega, et kui keegi nagu teab, et need asjad nagu on nii, nagu nad on Koraani ja sunna järgi, aga see on näiteks tema jaoks väga raske, ta püüab midagi teha, aga see alati ei õnnestu. Et see on midagi muud. Ja palume Allah, et ta aitaks meil kõigil järgida Koraani ja sunnat. Sest tõesti, alati ei ole see kõikide asjade aspektide puhul kerge. Aga tähtis on see, et ei tohi kindlasti uskuda või öelda, et mingi asi, mis on selgelt Koraani ja sunna järgi keelatud, et see on siis nüüd lubatud. Et kui Allah ja tema sõnumid on mingi asja juba selgelt paika pannud, et siis me ei saa seda niimoodi lihtsalt enda ihade järgi muuta. Ja samamoodi ka see, et näiteks mis on lubatud, me ei tohi ka seda keelatuks muuta. Et öelda näiteks, et tänapäeval, et ma ei tea, et kohvi ei tohi juua või ma ei tea, et jalgrattaga sõitmine on keelatud. Mingid sellised asjad, millel ei ole nagu mingit alust ja mingit põhjust seda ära keelata. Et öelda, et see on nüüd hea, et see on islami järgi keelatud näiteks. Ja samuti ei saa inimese usk olla täielik, seni kuni ta armastab Allahit ja tema sõnumitoojat. Ja samuti see, kui see armastus tähendab siin puhul ka seda, et on olemas see sõnakuulelikkus. Ja see on ka Allahi poolt öeldud järgnevas versis, et Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu ghafurur rahim. Ehk siis ütle, o Muhammad, siis ütle inimestele, ütle inimkonnale, kui te armastate Allahit, siis järgige mind ja Allah armastab teid ja andestab teile teie patud. Ja Allah on kõige andestava ja halastav või armane. Et see, et kui me tõesti Allahit armastame, siis islami järgi me ka järgime ka siis prohvet Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tema sunnat, neid hadiite. Ja see samamoodi sõnakuulelikkusega on ka see, võib sellise näite tuua, et kui lapsed näiteks tõesti armastavad oma vanemaid, siis nad on ka püüavad olla sõnakuulelikud oma vanematele. Et see on viis, kuidas seda näidata, kuidas lapsed saavad näidata oma vanematele, et nad neid armastavad, ongi see, et nad kuulavad oma vanemate sõna. Ja samamoodi ka meil, et kui me tõesti armastame Allahit ja kui me armastame tema sõnumitood, siis me ka anname endast parim, et järgida Koraani, Allahi sõna, järgida sunnat, järgida hadiite. Ja selle värsi järgi ei olegi siis tegelikult võimalik, et ükski moslem, et ta armastab Allahit, ilma et ta järgis prohvet Muhammadit sallallahu alaihi wasallam sunnati siis tema hadiite. Ja mõned värsid võib-olla, mida kõiki siin ette ma ei hakka lugema, ükskõik selles mõttes ka, et meil on olemas Koraan ja meil on sunna ja need asjad on selged ja Allah ütleb ka Koraanis, et Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Üks hästi nagu levinud värss ja üks viimaseid värsse ka, mis Koraanis ilmutati, kui siis Allah ütleb, et sel päeval olen ma täiustanud teie jaoks teie religiooni, teie usu, viinud täide oma siis õnnistuse või soosingu teie peale ja valinud teile islami usuks. Et see on ka hästi selge, et me ei pea nagu ise sinna välja mõtlema midagi juurde lisama. Ja see on Allahi armust ka see, et siis prohveti kaaslased, sahaba radiallahu anhum, algu siis Allah nendega rahul. Et see on Allahi armust, et nad säilitasid neid hadiite, siis prohveti õpetusi sallallahu alaihi wasallam ja siis nende järel tulid siis
inimesed, kes kogusid need hadiithid kokku raamatutesse ja mille siis kõige tuntumad on sellised nagu sahih raamatud ja siis sunan ja musnad on ka nagu teised nagu nimetused. Ja kõige sellised tuntumad neist on, neid on 6. Et ma võtan need natukene ka siin läbi, inshallah. Et kõige esimene või 2 sellist kõige populaarsemat. Ma küsin siin meie suurelt publikult, et kas sa tead, või kas te teate, et mis need võiks olla, need hadiithi kogumikud populaarsemad? Oled kuulnud? Bukhari, täpselt, ja see on kõige esimene, mille siis kogus imam Bukhari kokku, kes suri aastal 256 pärast siis hijrat. Anno hijran, nagu meil siis islamijärgne pärane ajaarvamine. Meie siis siinse lääne ajaarvamise oli 870 aasta, aga siis umbes 240 aastat umbes peale Prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam surma. Ja see kogumik, selles on siis koos nagu kordlustega või kordravate hadiitidega on üle 7000 või 7563 hadiiti peaks olema täpselt. Ja Sahih Muslim on siis see järgmine kõige populaarsem, kus on ka umbes sama palju, 7500 ja elas umbes samal ajal, suri siis aasta 261 pärast hijrat. Bukhari suri 256 pärast hijrat. Ehk siis Muslim ibn al-Hajjaj oli ta nimi siis, suri siis 5 aastat enne Bukhari. Siis on meil 4 järgmist, mis on ka hästi tähtsad, on Sunan an-Nasa'i, siis õpetlane an-Nasa'i, kes kogus kokku enda sellesse teosesse 5758 hadiithi, peaks olema see arv. Siis on meil Sunan Abi Dawud, siis õpetlane Abu Dawud, kes nad elasid enam-vähem seal samas ajaperioodis, et an-Nasa'i suri aastal 303 pärast hijrat, Abu Dawud suri aastal 275 pärast hijrat, et Tirmidi kogumik on hästi tähtis, seal on umbes 4400 hadiithi, 279 pärast hijrat suri, ja Ibn Majah 273 suri pärast hijrat. Rahimahullah, et olgu Allah armuline nende kõigid ja subhanallah, see töö, mis nemad nagu teed, et subhanallah, et kui palju nad sellest saavad tasu, see on nagu mõeldamatu, et kõik see teadmine hadiithide kohta enamjaolt tuleb nendest 6 raamatust. Et muidugi hadiithide tegelikult mitusada tuhat kokku ja paljud neist, ma ei mäleta neid täpselt arve, Bukhari näiteks, kui ma eksi, aga mäletas peast mingisugune või teades peast mingi 200 000 või 300 000 hadiithi. Nad valisid oma teostes need, mis on kõige sellised korrektsemad, kõige tugevamad. Sest see on ka hästi positiivne, et meil on see kindlus moslemitele, me teame, et me ei järgi lihtsalt, et keegi kuskil ütles, aga meil on konkreetne see hadiithide edastajate kett ka, kus me teame kõiki neid nimesid, et näiteks Bukhari kellelt ta korjas, kogus neid hadiithe, et see kett läheb siis välja Prohvet Muhammedini sallallahu alaihi wasallam ja näiteks on ka sellised hadiith mutawatir, näiteks on selline, kus on mitu sellist eraldi nagu paralleelset ketti, mis lähevad nagu selle Prohvet Muhammedini sallallahu alaihi wasallam, et mis on nagu eriti tugevad hadiithid. Et ja kõiki neid inimesi, need on nagu eraldi, nende kohta on eraldi raamateid välja antud islamiõpetlaste poolt, ongi nagu need hadiithide edastajad, praktiliselt raamat, kus kirjutatakse mingis järjekorras, on tähestiku järjekorras näiteks või mingis muus järjekorras, on kõikide nende hadiithide edastajate nimed ja siis on kirjeldatud neid, et näiteks kui hea tema mälu oli, kui palju ta hadiiti edastas ja kõik, mis on seotud selle hadiitide edastamisega, kas oli teada näiteks, et võib-olla ta vahepeal valetas näiteks või see on teatud hadiitid, mis ongi nagu, nad on hadiitid on edastatud,
aga näiteks ta on munkar, et ta ongi nagu kõrvale lükatud, kuna oli näiteks selle edastajate ketis oli mingisugune inimene, kes oli teada, et ta oli valetaja näiteks. Et selles mõttes on see hästi-hästi läbi töötatud teadus omaette islamisega. Ja Allah on siis ka oma religiooni täide viinud ja prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ei teadnud midagi head, ilma et oleks seda sellele ummale õpetanud ja teadnud midagi halba, ilma et oleks selle eest hoiatanud. Ja seega, et kui keegi toob midagi sellesse religiooni, mingisuguse uuenduse, mis ei ole osa sellest, näiteks ma ei tea, et hakkame paluma näiteks surnud prohveteid, palvetame nende poole või tehakse tawaafi, seda, mis tavaliselt ümber kaaba tehakse 7 ringi palverännakul, et tehakse seda näiteks mingite haudade ümber, mis on tegelikult reaalne olukord mõnedes kogukondades, kus meil mitte õnneks, alhamdulillah, aga mõnes võib-olla Lähis-Ida riigis või mujal on. Või et palutakse džinne või palutakse ingleid, et see on ka, mis ei ole osa meie usust. Ja selle kohta on ka eraldi teine hadiid, kus prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles selle kohta, et kes iganes toob meie sellesse asja, ehk meie religiooni, islamisse toob millegi, mis ei ole osa sellest, siis see on kõrvale lükatud. Või jah, kõrvale lükatud siis see asi, et see ei ole osa sellest. Ja tegelikult huvitav on see, subhanallah, et sellist asja nagu, kus keegi nagu väitis seda, et kõik need hadiitid, et need peaks kõrvale jätma, et ainult Koraani järgima. Et see asi on tegelikult hästi selline hiljutine nähtus. Et enne 19. sajandit siis sellist liikumist üldse nagu ei olnud. Et oli teha, et võib-olla mingeid hadiite ei peetud tähtsaks, aga mingitele hadiitidele alati toetuti eelnevalt. Aga see on nagu see hästi uus liikumine. Et kus täielikult lükatakse ümber või lükatakse kõrvale, et me üldse nagu hadiite ei kasuta. Ja seal on mitmeid põhiseid, ma ei hakka neid kõiki võib-olla siin läbi võtma, et mitte liiga palju ka venitada, ma vaatan, palju me siin oleme juba 27 minutit näitab seal. Vaatan, kas ma midagi jagan siit. Et jah, üks võib-olla tähtis punkt on jah see, et kui me peaks kõik hadiitid, kui üldse me ei lähtuks hadiitidest, siis me tegelikult ei saaks järgida Koraani. Need samad värsid ja kuuletuge sõnumitoojale ja järgige või kui te armastate Allahit, siis järgige mind, kuidas Koraanis oli siis kästud prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam öelda. Et see ei ole võimalik, et Allah teeks midagi kohustuslikuks meile, siis kui see oleks meil võimatu seda järgida. Ja meil on ainult võimalik järgida ja kuuletada tõeliselt siis ka prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam järgides siis neid hadiite. Et kõike muidu ei, Koraani ainult järgides ei oleks võimalik. Nii, aga tuleme siis inshallah meie esimese hadiiti juurde ja täna jääbki see ka viimaseks hadiitiks, et kuna see sissejuhatuse osa oli pikk ja tegelikult see hadiit on ka hästi tähtis, et selle kohta on ka siin omajagu rääkida ja siis inshallah järgmine kord siis juba valime võib-olla rohkem neid hadiite. See hadiit on siis edastatud Umar ibn Khattabi poolt, kes oli siis teine kaliif pärast Abu Bakrit radiyallahu anhu. Ja ta edastas siis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araabia keeles kõlab see, et innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Ja Umar ibn Khattab siis eesti keeles siis jutustas ja edastas, et ma kuulsin Allahi sõnumitoojad sallallahu alaihi wasallam ütlemas. Teod on vastavalt kavatsustele ning iga inimene saab selle,
mida ta kavatses. Seega, kes emigreerub selle ilmakasu pärast või selleks, et naisega abielluda, tema emigratsioon saab olema just selle juurde, mille pärast ta emigreerus. Ja eesti keel on ka selles mõttes üsna värske keel, mingis mõttes araabia keelega võrreldes ei ole nii rikas, et seda on natuke raske sealt tähendust edasi anda, aga seda võib tõlkida ka niimoodi, et üks variant on, et teod on vastavalt kavatsustele, teine variant on, et teod või neid hinnatakse ja nende väärtus või neid tasustatakse vastavalt siis kavatsustele. Ja siis et iga inimene saab selle tasu, mida ta siis konkreetselt ka kavatses selle teoga. Ja see on ka esimene hadiid, subhanallah, selles samas Sahih Bukhari raamatus, et mis on ühelt poolt nagu selline sissejuhatus ja mis teda on hästi paljud õpetlased kasutanud esimese hadiidina oma teostes. Et tuletada neile meelde ja samamoodi isegi kui enne kui ma sellest lähemalt räägin, see on ka meile juba siin olles ka see meeldetuletus, et meie kavatsus oleks Allahile, et vahepeal võib-olla mingite asjadega, mis on kuidagi islamiga seotud, võib-olla näiteks, ma ei tea, Ramadani õhtuti ja siin pakutakse süüa vahepeal, et võib-olla kavatsus, tahad tulla palvusele, aga võib päris kavatsus on see, et tuleb nagu siia sotsialiseeruma näiteks, saad teiste vendadega kokku, et sellepärast peaks oma seda kavatsust alati jälgima, et see oleks eelkõige siis oleks see Allahile. Ja põhimõtteliselt kõik teod, miks ka Bukhari pani selle siis oma teosesse kõige algusesse, et kõik teod, mis ei ole õige kavatsusega, korrektse kavatsusega, et need on siis tühised või nagu need ei ole korrektsed. Ja see on üks hästi sellise üks kõige tähtsamaid hadiite üldse, mis nagu võtab kokku ühe nagu sellise islamiga printsiibi või põhimõtte ja Ash-Shafi'i, kes on siis 1/4 põhilise selle islami nagu seadusandluse koolkonna üks siis alusepanijaid, Ash-Shafi'i, ütles, et see hadiid võtab kokku või hõlmab 3/3 kogu religioossest teadmisest. Subhanallah. Ja samamoodi Ahmed ibn Hanbal, kes on siis ühe teise põhilise koolkonna alusepanija, ütles ka, et üldiselt on 3 nagu sellist põhilist hadiiti, mis võtavad nagu islami kokku. Ja üks on siis seesama, et teod on vastavalt kavatsustele. Teine hadiit on see, et Aisha radiallahu anha poolt edastatud hadiit, et kes iganes toob siis meie sellesse asja, meie usku mingisuguse asja, mis ei ole sellest, et see on kõrvale lükatud, ja siis nagu igasuguste religioossete uuendustega seotud. Ja siis 3. Nu'man ibn Bashir, tema hadiit, al-halalu beinu al-haramu beinut, lubatu on selge ja keelatu on selge ja see hadiit läheb edasi. Ja samamoodi Abu Dawud, kes siis ühe selle 6 tähtsama sunnakogumiku autor on, ütles ka, ütles 4 hadiiti kohta, ütles, et on piisav, et põhimõtteliselt 4800 hadiiti umbes või palju tal selle kogumikus oli, on edastatud, ta ütles selle kohta, et on piisav, kui inimene teab 4 hadiiti ja üks nendest on siis seesama hadiit, mis on seotud kavatsustega. Üks teine hadiit ka, võib-olla mõnda ma mainisin lühidalt ka, aga sellest on kasu, inshallah, on hästi hea hadiit ka, et hästi ilus hadiit, üks nendest 4 siis, mis ta ütles, et see oleks piisav, kui inimene teab neid 4. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Et inimese islami sellisest ilust on see, või kui ta jätab selle, mis teda ei puuduta. Et põhimõtteliselt ei topi oma nina teiste asjadesse, mis nagu mingit kasu ei too ei temale endale ega teistele. Et see on nagu hästi hea põhimõte, mille üldse elada.
et ütled see, mis sind ei puuduta, selle jätad nagu kõrvale, ignoreerid seda, et see hoiab paljudes probleemides ka inimese eemal. Üks hadiit veel, mis seal oli, võib-olla mõnest nendest hadiitist tõenäoliselt räägime inshallah ka lähemalt kunagi, aga üks hadiit on siis see, kus prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, et la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Et keegi teie seast ei usu täielikult enne, kui ta armastab oma vennale seda või soovib või tahab oma vennale seda, mida ta tahab või soovib ise endale. Jällegi hästi suure tähendusega hadiit on, nii et mille järgimine ei pruugi alati kerge olla, aga me peaksime püüdlema selle poole. Ja siis samamoodi seesama hadiit, et lubata on selge ja keelata on selge. Oli ka siis üks nendest, mida Abu Dawud siis mainis, et need on need tähtsamad. Nüüd seesama hadiit, siis see, mis puudutab neid kavatsusi, see tuli siis, või see hadiit selle ütles, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sellel ajal, kui oli hijra tegemise aeg, ja siis Mekast tehti hijra, emigreeruti Medinasse ja üks siis mees tegi seda hijrat siis naisega abiellumise pärast. Et kui see aeg, kus oli hijrat, oli vaja teha just, et saavutada siis loo ja heameel, üks siis kaaslastest siis tegi selle hijra, emigreeruse naise pärast hoopis. Et see oli tema motiiv või tema selline põhjus, kavatsus selle emigreerumise taga. Aga see muidugi ei ole ainult suunatud sellele konkreetsele asjale, ainult hijrale, aga see reegel kehtib nagu iga aspekti puhul inimese elus. Ja igaüks saab siis tasustatud vastavalt sellele, mida ta ka kavatses. Et kui inimene, näiteks tänapäeval isegi, kui inimene tahab teha hijrat ja emigreeruda kuhugi moslemimaale, siis samamoodi see kavatsus on ka mängib siin rolli. Et võib-olla mõni inimene leidis, näiteks ma ei tea, Jeddas või kuskil Dubais on hea töövõimalus, et ma lähen sinna tööle, et raha teenida. Ja et siis ei ole see kavatsus ka päris nagu õige. Et eelnevalt peaks ikkagi olema, et ta tahab, et tal oleks võimalikult lihtne võib-olla, või ta saaks nagu rohkem järgida islamit, et kus on mošeed igal pool ümber ringi, näiteks halal-toit on kätte saada, et ta saaks Allah ette teenida siis paremini. Et mitte lihtsalt näiteks raha pärast või leiab kuskilt naise, et läheb siis naise pärast, et abiellada. Ja kõikide tegudega, et samamoodi palvetamisega, paastumisega, mis puudutab sadakat, näiteks almuse andmist, et kõik need asjad, see kavatsus on hästi tähtis siin. Ja selles hadiitis siis alustab prohvet sallallahu alaihi wasallam selle põhimõttega, et teod on vastavalt kavatsusele ja siis annab 3 praktilist näidet. Et üks näide on siis selline õige nagu näide õigest kavatsusest, et teha siis hijrat siin konkreetse näite puhul, hijrat siis Allah ja tema sõnumitooja pärast. Ja siis 2 sellist näidet sellise halva kavatsuse kohta, et üks on siis nagu, et saada mingist maisest elust kasu või siis abielluda näiteks kellegagi. Nüüd, mida me saame sellest hadiitist õppida? Et hästi palju asju muidugi, aga mõned asjad siis inshallah mainin. Et see kõigepealt siis paneb rõhku, see hadiit paneb rõhku, hästi suurt rõhku ikhlaasile. Ikhlaas on siis siirus araabia keeles. Et see näitab seda, et sa oled Allah ikka aus ja siiras. Et iga teo, siis mis sa teed, et sa teed, rääkides just nagu ka siis eelkõige religioossetest tegudest, et sa teed seda siiralt ainult temale ja mitte mingi ühegi inimese head meelt otsimata. Ja samuti ikhlaas
on siis üks kahest põhilisest tingimusest selleks, et üldse inimese teod, religioossed teod oleks vastuvõetavad. Üks on siis see ikhlas, inimene teeb siiralt, kui ta palvetab, paastub, ta teeb seda ainult Allahile, ta ei tee seda sellepärast, et ma ei tea, ta tahab paista välja nagu hea moslem teiste seas või ta tahab, et keegi teda kiidaks, kõik see teeb selle teo tühistatuks, tühistab ära selle teo. Seal on teatud detailid võib-olla veel, et millest ka ütleb, et mil tingimustel võib-olla ei tühista alati. Aga siiski alati, kui see esmane kavatsus on teha kellegi teise jaoks, mingi inimese jaoks mingisugust religioosset tegu, siis see tegu on tühistatud. Ja teine tingimus, tähtis tingimus on siis see, et need teod oleksid siis vastavuses siis islami seadusega või siis võib-olla ka Qurani või sunnaga või prohveti sallallahu alaihi wasallam õpetustega, et see oleks ka see kooskõlas. Et võib-olla näiteks kellelgi on hea kavatsus teha midagi, aga näiteks kui see viis on vale ja ei ole kuidagi kooskõlas siis islami õpetustega, siis samamoodi see tegu ei ole vastuvõetav. Et näiteks kui mingisugused, ma ei tea, mõtle välja, et nüüd ma iga esmaspäeva öösel pean tegema mingisuguse, ma ei tea, islamiga seotud rituaali näiteks, et see on nagu, mõtled mingi täiesti muu asja välja, mis ei ole, näiteks teeb nagu palvuse, palvetab ja teeb sellest näiteks 2 sujudi asemel ühes rakas teeb näiteks 8 sujudi näiteks. Et mis ei ole kooskõlas. Kavatsus on hea, ma tahan nagu hästi palju sujudi teha, sujud on see, kus inimene on kõige lähemal Allahile hadithi põhjal, aga ta ei saa neid asju nagu muuta siis oma suva järgi. Et see oli nagu, võib-olla mitte kõige parem näide, aga see tuli lihtsalt päeva. Aga tähtis on see, et meil on ikhlas, siirus, teeme asju siiralt Allahile ja me järgime siis islami õpetusi nendes tegudes, et need oleksid vastuvõetavad. Ja samamoodi tegelikult tuleb see välja ka selles shahadas või usutunnistuses, et need 2 asja on väga seotud omavahel. Et esimese osas ashhadu an la ilaha illallah, ma tunnistan, et ei ole ühtegi kummardamist väärivat Jumalat peale Allahi, et see on nagu viitab sellele siirusele, et me peame kõiki asju tegema siiralt Allahile. Et tema on ainuke, kes väärib teenimist, kummardamist. Ja siis teine osa shahadast, ma tunnistan, et Muhammad on Allahi sõnumitooja, on siis selle sunna järgimine, tema õpetuste järgimine siis enda tegudes. Ja põhimõtteliselt kõikides asjades peaksime püüdlema tema sunna järgimise poole. On see siis seotud meie näiteks selle ibada, Allahi teenimisega, mis on eelkõige kõige tähtsam, aga samamoodi akhlaq ehk meie nagu sellised kombed ja käitumine, samamoodi, mida araabia keeles öeldakse, on muamalat, ehk siis kõik igasugused teiste inimestega läbikäimised ühiskonnas on ju igasugused müügitehingud näiteks või mingisugused, ma ei tea, pärandusega seotud asjad, see, kuidas me kohtleme oma naabreid näiteks, kõik see, et me ka selles peaksime järgima siis prohveti sunnat. Et jah, siis need 2 asja hästi tähtsad, et teeme siiralt Allahile seda ja et see oleks siis kooskõlas selle islami õpetustega, et see on selle üks kõige tähtsamaid asju, mida sellest hadithist õppida. Ja samuti on, kuidas nagu seda ikhlaasi siis nii-öelda arendada või seda hoida, et me tõesti oleksime siirad oma tegudes. Ja üks viis on see, et sa kogu aeg, ükskõik mida sa teed, enne kui sa seda tegema hakkad, siis kui sa seda juba teed, sa kogu aeg nii-öelda kontrollid oma seda kavatsust. Aga miks ma seda teen? Miks ma tulin täna siia loengule näiteks, või miks ma näiteks annan almust, kas ma teen seda selleks, et võib-olla ennast hästi tunda, kas ma teen seda selleks, et võib-olla keegi teaks sellest, et ma olen nii lahke,
või ma teen seda tõesti siiralt Allahile. Et alati tuleks seda kavatsust kontrollida, et ja selle kohta ütles ka Imam Ahmed, jällegi siis üks selle koolkonna rajajatest nii-öelda, et enne kui sa teed midagi, kontrolli oma seda niiet, oma kavatsust. Küsi endal enne teo tegemist, kas see on Allahile mõeldus, kas ma teen seda Allahi nimel. Samuti, mis aitab sellega, on see, kui me püüame suurendada, kasvatada oma islamialaseid teadmisi. Et enne kui mingit tegu teeme, et me püüaksime nagu sellest mingit teadmisi omada, et siis on ka see kindlam, et see tegu ise on ka rohkem kooskõlas selle islami õpetustega ja sunnaga. Samuti aitab igasuguste heade tegude tegemine, aitab seda kasvatada ja eriti need head teod, mis inimene teeb privaatselt. Näiteks ööpalvus, vabatahtlikud paastumised. Need on asjad, mille kohta keegi ei pruugi mitte midagi teada. Ka almuse andmine, et teatud tingimustes on tegelikult almuse andmine ka avalikult soovituslik, kui see motiveerib teisi inimesi ka almust andma või annetama. Aga üldiselt on parem selle teha privaatselt, et siis jääb lähemal sellele siirusele. Ja igasugused muud teod, et kasvatada neid tegusid, mis inimene teeb siis tõesti üksinda. Siis kui sa tõesti oled täiesti üksinda, sa öösel tõused ja sa teed selle näiteks ööpalvuse, sa teed ööpalvuse näiteks, siis väga raske on see, et sul tekiks see, et ma teen seda kellegi teise jaoks. Sa ikkagi teed seda Allahi jaoks. Et see on nagu lihtsam. Kui sa teed midagi teiste ees, siis alati on raske, nagu siis paratamatult see tekib mingisugune tunne, et võib-olla tunned kuidagi hästi, et ma teed midagi head ja võib-olla keegi inimene teab sellest näiteks. Ja veel hullem on see, et kui hakkab nagu kiitma ka sind, et oi, et mashallah, et tegid nii hea loengu või mis iganes on, et see on enda mõttes ka, et kui keegi nagu ütleb midagi mulle, et ma pigem nagu tahan, et keegi ütleks mulle midagi sellist, et me ei peaks ka seda inimeste kiitust otsima, et ükskõik mida me teeme. Ja subhanallah, üks varastest, võib-olla ka õpetlastest, Sufjan al-Thawri ütles selle kohta, et ma ei arvesta üldse enda heade tegude hulka neid tegusid, mis ma teen teiste inimeste ees. Et ta nagu ei loenda neid nii-öelda. Ehk et ainult need, mis ta teeb privaatselt, neid ta peab enda headeks tegudeks. Et siis selles mõttes, et ta saab nagu nii-öelda, nagu ta valmistub siis tulevaseks eluks, et ta saab nendele tegudele kindlalt toetuda, siis mis ta tegi privaatselt. Ja kui midagi jääb siis puudu, et siis võib-olla siis nendest tegudest ka nagu midagi on vastu võeta, mis ta teiste ees tegi. Aga see aitab seda siirust suurendada, kui me teeme rohkem selliseid tegusid, mida teised inimesed ei näe, sellised häid tegusid. Ja muidugi tuleb teatud asjadest hoiduda, mis alati ei pruugi lihtne olla, et saavutada seda siirust. On öelda näiteks, et on sellised 4 põhilist asja, mis lähevad vastu alla selle ikhlaasi, selle siirusega. Esimene kõige tähtsam on širk, ehk siis partnerite omistamine Allahile. Et ükskõik mis kujul, et sul ei saa olla siirust, et inimene ei saa olla siiras Allahile näiteks palvuses, kui ta näiteks teeb ühe palvuse Allahile ja siis pärast läheb palub näiteks mingisugust pühakut või mingit surnud prohvetit näiteks. Et see nagu on otseses vastuolus selle siirusega Allahile. Samuti igasugune silmakirjalikkus, nifaq on siis araabiline termin. Samuti riia, ehk siis nagu oma tegudega nii-öelda nagu eputamine, et näidata teistele, et mingit tegu teha, et või
teiste eest sedasama mingit tegu, mis ta ka üksinda teeb, aga teeb seda siis paremini. Klassikaline näide on selle kohta palvus, et näiteks võib-olla üksinda alles loeb palvuse hästi kiiresti, näiteks, ma ei tea, loeb hästi niisuguse tavalise häälega, teeb hästi kiiresti seda, aga kui ta inimeste ees näiteks palvetab, et siis ta ilustab oma seda häält võimalikult palju või ta teeb nagu seda hästi rahulikult ja et nagu näidata seda teistele, et vaata, kui ilusti ma nüüd teen palvus. Et ma palun Allah, et ta hoiaks meid selle eest, et see võib väga lihtsalt tulla inimese südamesse, et see, aga see ei tähenda kunagi, et kui inimene ka tunneb seda, et mingi, ma ei tea, äkki ma teen seda kuidagi teiste inimeste jaoks, et heaks või nagu jaoks, et mitte näiteks ainult Allahile. Et see tähendab, et inimene peaks selle teo ära lõpetama. Isegi kui inimene näiteks sujuudis on näiteks üksinda teeb mingit sunnapalvust, ja tunneb, et ta tahab nagu pikalt sujuudis olla, näiteks duaad teha, ja siis ta mõtleb, et äkki inimesed vaatavad, et äkki ma nüüd nagu teen seda võib-olla nagu nendele näitamiseks, et siis ei tähenda, et ta peaks siis sujuudis püsti olema, aga ta peaks selle tundega võitlema. Et kui ta tunneb, et ma äkki nüüd teen midagi inimeste nagu jaoks või nendele näitamiseks, see ei peaks kunagi olema põhjus, miks inimene lõpetab heade tegude tegemiseks. See on ka üks viis, kuidas šeitaan tahab nagu inimest takistada nendest heade tegude tegemisest. Aga see on mingis mõttes on ka see hea märk, et kui inimene peaks kogu aeg olema selles mõttes natukene kriitiline nende tegude suhtes, et kui ta ka palvetab, et ta ei ole nagu pärast palvust, et mashallah, nii ilus palvus, ma tegin nii hästi palvust täna, et nii hea, et ei peaks olema see, pigem on see, et mõtlema, et kuule, et äkki ma saan ikkagi paremini teha, äkki ma ei keskendunud nii palju, kui ma peaks keskenduma, äkki ma läksin mõtted natuke mujale, et inshallah ma püüan paremini järgmine kord, et ma tahan, et ikkagi see oleks vastu võetud, äkki see ei olnud vastu võetud, ma loodan, et see on vastu võetud, aga ma ei tea, et äkki ma ei teinud nii hästi seda, et see on nagu, kuidas inimene alati nagu püüdleb selle paremuse poole. Et sa nagu loodad parimat, loodad, et see on vastu võetud, aga sa püüad nagu veel paremaks teha seda. Ja üks imaam ka tegelikult on kokku võetud, et selle ja öelnud, et selle siiruse nagu ebasiiruse siis nagu üheks põhiliseks põhjuseks on hawa ehk iha. Et ükski tegu inimesele peaks põhinema tema ihadel nagu, ja Imam al-Harawi on see siis, kes väidab, et on siis sellised 7 tüüpi sellist iha, millest peaks inimene hoiduma, et see, et kui inimene tahab teiste inimeste ees nagu kuidagi ennast nagu teha silmapaistvaks. See, kui ta otsib teiste inimeste kiitust, kui ta püüab tema nagu motivatsiooniks, et ta püüab hoiduda sellest, et teised inimesed teda nagu kritiseeriksid või süüdistaksid milleski, või et ta otsib teiste inimeste nagu, et nad ülistaksid teda, või kui ta otsib teiste inimeste vara, või selles mõttes nagu tahab nendest mingit materiaalset kasu saada neilt, kui ta otsib mingisugust kuidagi teenuse, nagu kuidagi teenindaksid milleski teda. Et need on mõned sellised näited sellest. Vaatan väga peaaegu tund aega, üle tunni ei tahaks tegelikult minna. Et erinevaid asju on näha, et kuidas me saaks enda siirust suurendada. Ja kindlasti me peaks ka, mis aitab seda, me ei tohiks ennast pidada teistest paremaks. Et see, kui see riia, ehk siis nagu näiteks tegudega eputamine või see nagu teistele näitamine, kui see on nagu omamoodi nagu selline südamehaigus, nagu araabile selle amradul kulu, nagu selline, mida nimetatakse sellised nagu südamehaigused selles mõttes mitte nagu mingi klassikaline meditsiiniline selles mõttes südamehaigus, aga just nagu selline spirituaalne, nagu hingeline haigus, et kui inimene näiteks tahab teiste ees eputada oma usuliste tegudega.
et samamoodi on ka see, kui sa hakkad otsima teistes inimestes seda, et vaatad, et kui need palvetab, mõtled, et ta palvetab selleks, et nagu ta teeb oma palvet praegu ilusamaks, et teistele näidata, et see on omamoodi nagu ka, et me ei peaks kunagi nagu teisi niimoodi hakkama vaatama. Et kuule, et ta andis mingi, ma ei tea, 500 € andis heategevuseks, et raudselt tahtis nagu eputada sellega, et mitte kunagi ei peaks seda tegema, see on nagu juba omaette selline meie sees sükene hingeline või spirituaalne nagu haigus, et kui me hakkame niimoodi kõiki niimoodi mõtlema halba, alati me peaks parimat oma õdedest vendadest mõtlema. Ja samamoodi, et me ei peaks ka ennast teistest paremaks pidama, et kui me näiteks tuleme esimesena mošeesse ja oleme esimeses reas või üldse, et kui me tuleme, siin väga palju ei käida, et kui me tuleme mošeesse ja mõtleme, et mašallah, et vaata, et terve mošee on tühi, aga näed, mina tulin, et ma olen ikka nii hea moslem järelkord. Et mõtle, et Tallinnas on palju meil on, võib-olla mingi 5000 moslemit, aga näed, ma olen siin, ma ei tea, 10 parima seas, et selliseid asju peaks täielikult vältima, et noh, pigem on nagu võiks olla motiveeriv, et pigem suurendada seda alandlikkust, et võib-olla tõesti jälle, et okei, et siis noh, et oled mošees ja tegid palvuse mošees, et tänada Allahit selle eest, et ta on seda sulle lubanud, et näiteks võib-olla sul ei ole, sa ei ole hõivatud näiteks töö või millegi või lastega või et Allah andis nagu seda tawfiiqi, seda edu sulle, et sa nagu saaksid selle palvuse näiteks mošees teha. Ja kõikide muude tegudega samamoodi, et me ei peaks pidama ennast teistest paremaks. Et see on väga ohtlik tee, et kuhu nagu, mida astuma hakata, et kui hakkadki nagu niimoodi mõtlema, et vaatad seda enda ja vaatad, et see õde, ta ei kanna hijaabi, et ma mõtlen õdede seas, et näiteks keegi, kes kannab, näeb õde, kes ei kanna, et ma olen nagu tast kõvasti parem, siis et ei peaks niimoodi mõtlema. Et pigem me peaks toetama üksteist, et kuidas Koraanis on ka, et وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, et me nagu kutsume üksteist nagu või toetame üksteist tões või parema pealse ka, et põhimõtteliselt nagu وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, et tehke koostööd heas või sõnakuulelikkus ja jumala kartlikkuses. Kui sa ei näe, et näiteks, ma ei tea, sul tuttav või sõber ei käi võib-olla mošees on nii palju, kutsu mõnikord kaasa. Kui sa näiteks õdede seas on keegi, kes ei kanna hijaabi, võib-olla sa räägid tema pealt, et kui oled, et ma ei tea, et ega sa ei taha proovida, et näiteks läheme korraks mošeesse lihtsalt ainult näiteks hijaabiga, et ma tean, et võib-olla sul vanemad näiteks, vanematele ei meeldi või sa ei ole harjunud, et ega proovime korraks, et ma tulen ka, et toetame üksteist, et teeme niimoodi, et ilma, et me peaksime ennast siis kuidagi paremaks teistest. Jah, et iga teo puhul tegelikult peame alati kontrollima seda, et mis on see kavatsus, et me teeme selle siiralt Allahile. Mõtlen üldiselt selle teema siin kokku nüüd, ma arvan. Ja samuti meil võib olla, see teema ka, et mis puudutab seda, et kui näiteks meie kavatsus muutub selle teo tegemise ajal, et näiteks alustame palvust, ja palvuse ajal, selle palvuse keskel näiteks meil tuleb see tunne, et kui hästi ma nagu umbes palvetan praegu, et äkki keegi vaatab ja nagu meeldimise tunne tekib, et Ibn Rajab, ka üks tähtis õpetlane ajalooliselt, ütles, et kui see kavatsus selle teo alguses on sama või on sama, mis nagu lõpus, ehk siis see tähendab, et see kavatsus selle teo lõpus on see, mis oli ka alguses, siis need muutused selles kavatsuses, mis selle teo keskel aset leidsid, et need on andestatud või et see ei ole nagu, mis on määrav, inshallah. Et mis puudutab tõesti palvust, et näiteks sujuudis oled ja näed, keegi tuleb kõrvale korraks tunned, et mashallah, et ma olin nii pikas sujuudis,
et siis sa korrigeerid selle kavatsust, tuletad meelde, et miks ma ikkagi palvetan, on ju. Ma ei tee seda selleks, et teputada kellegi ees või näidata, et kui hästi ma palvetan või kui hästi ma Qur'ani loen või mis iganes. Et siis, kui see teo lõpus on ka ikkagi see õige kavatsus, et siis inshallah khair ja ei ole probleemi sellest. Ja samuti, üks näide siin, see ei ole levinud, araablases on hästi levinud selline nagu Jumala nimel vandumine, milles me peaksime hoiduma. Tegelikult ma vannan Jumala nimel, et ma teen seda või teist. Et seda peaks tegelikult vältima. Araablas on hästi tavaline see, et wallahi on see araabi keeles. Wallahi, hästi palju ütlevad seda. Et siin on ka tegelikult tähtis see kavatsus, et kui sa nagu, kultuuris on hästi populaarne levinud see, ja sa ei kavatse seda, et sa tõesti nagu vannud seda öeldes Jumala nimel, et siis ei ole see nagu selles mõttes nii probleemne, aga ikkagi Moslem peaks vähendama seda, võimalikult vähe üldse kasutama seda. Jah, mäletan, kas mingid paar asja veel lisada. Jah, põhimõtteliselt teeb kokku, et üks asi, mis ma tahtsin öelda, et mida me saame ka teha tegelikult on, et kui me kavatseme midagi, me saame teha ka mitut kavatsust ühele asjale, ühele teole ja suurendada inshallah niimoodi seda tasu, mis me Allahilt saame. Et näiteks mingisugusele loengule või palvusele tulles, meil on hästi mitu kavatsust, mis me saame teha. Näiteks, et kõigepealt, et me teeme mošees, teeme kogukondliku palvuse, ühispalvuse, sellel omaette tasu on ju. Me kavatseme seda, et saada mingeid uusi teadmisi, talabul ilmi nagu teadmiste otsimine, omaette ibada ehk Jumala teenimine. Me teeme kavatsuse, et näiteks öelda salami kellelegi või kellegi kätt suruda või mošeesse astudes saada sammudest juba tasu iga sammuga on ju. Või me teeme kavatsuse, et näiteks võib-olla me teame, et mingi õde tuleb ka loengule või tuleb mošeesse või keegi vend tuleb, on ju. Ja ma tahan seda tasu, et võib-olla teda natuke toetada mingi asjaga. Ja näiteks Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles ka, et isegi naeratus oma venna näkku on sadaka ehk heategevus. Ma tahan seda tasu saada, on ju. Et sa saad nagu nii palju erinevaid kavatsusi ühe asjaga teha. Ja samuti me saame isegi muuta oma sellised igapäevased tegevused õige kavatsusega tasustatuks Allahi poolt. Kui me näiteks teeme kavatsuse, et ma puhkan nüüd, näiteks ma lähen nüüd magama selleks, et ma saaksin teha näiteks fajri palvust, on ju, et mul oleks energiat, et Allahit teenida. Ma söön joon selleks, et mul oleks ka jaksu ja jõudu, palvetada, Qur'ani lugeda, da'wat teha. Et need asjad võivad ka muutuda selliselt tasustatuks Allahi poolt. Et justkui nagu need igapäevased tavalised teod muutuvad ibadaks nagu Allahi teenimiseks, subhanallah. Jah, aga kokkuvõtlikult jah, siis see piirdume selle hadiifiga täna ja see on meeldetules meile kõigile ja siis et hästi tähtis on meie kavatsus, ükskõik mida me teeme. Ja me peaksime alati seda kavatsust kontrollima. Enne iga tegu mõtlema, miks me seda teeme ja andma endast parima, et see tegu oleks tõesti tehtud siiralt Allahile. Sest ainult niimoodi saab selle ka aktsepteeritud tema poolt ja me saame selle eest ka tasu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.